Aga need, kes kadedusest jätavad need õpetused ja ei järgne regulaarselt, need peetakse kõigist teadmistest ilmajäetuks, petetuteks, ega nende püüdlused perfektsuse suunas siis ruineeritakse või on juba ruineeritud. Nii ütleb Bhagavad Gita 3.32. Ja jätkuvad kommentaarid, et siin on selgelt öeldud ja väljendatud, kuidas Krishna teadvus voolab, kuidas see on selle voolamine. Õigemini, kui täpsemalt uurida, mis juhtub, kui sa ei ole Krishna teadvuses, nii nagu seal on karistus, kui sa rikud seadust, oma riigiseaduse suhtes, siis on kindlasti ka karistus selle suhtes, kui sa rikud Jumala seadusi. Ja seaduse rikkuv isik, ükskõik kui suur ta on, ei tea iseennast. Ja ta ei tea ka ülimat Jumalat, ülemhinge ja Jumala ilmumisi oma tühja ja rumala südame tõttu. Ja seetõttu tal ei ole lootust saada paremaks siin elus.